Uues Tallinna Ülikooli telemängus ei tehta peavalu alandust ei bakatudengitele, magistrantidele, lektoritele ega ka kuulsatele vilistlastele. Täna viskavad ibuprofeeni hinge alla õppejõud, kelle siht silme ees on ühine. Võita endale maailmas ainulaadne rektor Tõnu Viigi näoga auhinnakarikas. Mina olen nüüdismeedia telemagistrant Mikk Mäe ja algab akadeemiline mällar. Tänane saade tuleb kõigile tudengitele õige põnev, sest algav teadmiste kontroll lõpeb pooltele Alma Materi töötajatele F-iga. Nimelt pääsevad akadeemilise mällari poolfinaali vaid 2 võistkonda, need, kes kõige agaramalt punkte koguvad. Mängus on kokku 4 küsimuste vooru ning neile järgneb lõppmäng, kus tuleb ära arvata filtrite all peidetud kuulsus. Kollases tiimis on end sisse seadnud BFM-i direktor Birgit Vilgats ja seneristikaõppejõud Riho Västrik. Punases tiimis on filmitudengite õppejõud Peeter Simm ja Sten-Kristjan Saluveer. Sinisesse tiimi kuuluvad ristmeedia õppejõud Alessandro Nani ja koreograafialektor Oksana Tralla. Ning lilla tiimi koosseisus on raadioajakirjanduse õppejõud Taavi Libe koos vilistlasest kaaslase Katariina Ratasepaga. Kodurahu huvides on kõik tänased mänguküsimused koostanud meie õppejõud ja ülikooli töötajad ise. Elukutselised küsijad saavad punkte koguda üksteise ülesannetele vastates, aga ka neid esitades. Seda juhul, kui vähemalt üks konkurentidest suudab küsimusele õigesti vastata. Alustame vooruga kõige. Selles voorus saab iga korrektse vastuse ja jõukohase küsimuse eest 10 punkti. Esimene küsija on kollane võistkond Birgit Vilgatsi ja Riho Västrikuga. Kuidas tarkuse jumalenna Ateena teenimine BFM-is läheb? Mõtlesime, teenime jumalat Zeusi. Aga kuulame teie esimest küsimust, palun. Kus avati esimene Eesti paikkino? Ja vastuse variandid on A. Pärnus, B. Tartus, C. Tallinnas või D. Narvas. Vastamisaeg on lõppenud. Ja õige vastus on variant B. Tartus. Oi, nulliring. Tundub, et küsimus oli liiga keeruline. Aga lähme edasi. Järgmisena saate küsimusõiguse teie, punased. Peeter ja Sten-Kristjan. Palun, teie küsimus. Orwell seletas oma essees teemat. Tegemist on ühe tsivilisatsiooni alusega ja ka väga hea vaidlusteemaga, millest mees kirjutas. Ja vastuse variandid on A. Sisepõlemismootori ehitusest, B. Briti ülemkoja koosseisust, C. Tee valmistamisest või D. Jalgpalliväljaku mõõtmetest. Tuletan ka meelde, et teil oli ainult 10 sekundit aega, peate kiirelt vastama. Aga vaatame, mis on õige vastus. Õige vastus on C. Tee valmistamisest. Kas läks seekord kellegi? Ei läinud. Nulliring taaskord. Peate olema äärmiselt kiired. Kuid äkki järgmises voorus läheb paremini, sest see voor kannab nime Kodus ja annab teile juba 20 punkti. Kes meist poleks osalenud kursusel, mille sisust semestri lõpuks mitte midagi aru pole saanud? Õnneks algavas voorus seda probleemi pole, sest kõlavad küsimused, mis on seotud meile kõige arusaadavama keskkonnaga, koduga. Esimesena küsib punane võistkond, kuhu kuuluvad režissöör Peeter Simm ja produtsent Sten-Kristjan Saluveer. Kas TLÜs õpetamine meenutab pigem romantilist komöödiat või õudukat? Sõltub sellest, kas tegu on Zoomi-kõnedega või mitte. Ahah, ja Peeter? Ma arvan ka, et jätaks sama vastuse. Väga lihtne ja konkreetne, aga palun, teie küsimus. Mida nimetas kuulus vene jurist Aleksander Alechin kunstiteoseks, millel on alati 2 autorit? Ja nüüd pange valmis, läheb kiireks. Vastuse variandid on A. Malepartiid, B. Prokurör ja advokaat protsessil, C. Lõvi dresseerimine või D. Igasugune looming.
aeg on otsa saanud ja vaatame, mis on õige vastus. Õige vastus on A, malepartiid ja siit on tulnud ka esimesed punktid. Ka teie saite punkti, sest esitasite jõukohase küsimuse ning lillad. Taavi ja Katariina, te vastasite kõige kiiremini. See tähendab, et teie saate nüüd küsimusõiguse. Palun, teie küsimus. No selge. Televiisor on praktiliselt kõigil kodus olemas, millest on teler toanurgas Maire Aunaste arvates parem. Ja taas kord näpud valmis. Vastusevariandid on A, sõbrast, B, mehest, C, raadiost või D, arvutist. Aeg on lõppenud. Vaatame õiget vastust. Õige vastus on B, mehest. Ja taas kord punktid juba tulevad. Väga hea. Palju õnne. Kõik said punktid lausa. Super. Hea tulemus. Aga lähme edasi. Järgmine voor kannab nime Täida lüngad ning seal annab täpsus juba 40 punkti. Akadeemilise Mällari ajalugu on näidanud, et lünkade täitmise voorus läheb kõige paremini neil, kes on seminare ka vabamas miljöös pidanud ja hommikul tagajärgedega tegelenud. Nii et ootan põnevusega, millised õppejõud julgevad siin edukad olla. Esimese lause, milles puudu olevat sõna otsime, esitavad sinise võistkonna õppejõud Alessandro Nani ja Oksana Tralla. Kas TLÜ tudengite õpetamine toob kaasa pigem Itaalia päikese või Eesti sügisvihma? Mõlemad. Mõlemad. Super. Aga palun, teie küsimus. Nii, sotsiaalmeedia annab legioonitele õiguse rääkida. Pange näpud valmis. Ja vastusevariandid on A, arvamusliidrite, B, poeetide, C, idiootide või D, inimeste. Aeg on lõppenud. Õige vastus on variant C, idiootide. Ja on näha, et punktid on kukkunud. Heidame pilgu tabelil, kõik vastasid õigesti. Vastab tõele, väga tublid. Aga lillad taas kord kõige kiiremad. Ameerika skandaalne raadiosaatejuht Howard Stern on öelnud, sa ei saa olla rebel, kui pole... Näpud valmis. Ja vastusevariandid on A, hulljulgust, B, geenius, C, reegleid või D, oskusi. Rebel, kui pole. Ja aeg on lõppenud. Vaatame õiget vastust. Õige vastus on C, reegleid. Ja me näeme, et kollased on ilusti endal siin punkte noppinud. Ega õppejõud ei tulnud siia ju niisama nalja tegema. Paneme viimases pildiküsimuse voorus iga õige vastuse eest välja 80 silma. Järgmises voorus seame hüpoteese selle kohta, mida silm veel ähmaselt seletab. Nimelt hakkavad kõlama küsimused piltide kohta ning esimesena teeb seda lilla võistkond, mida esindavad Taavi Libe ja Katariina Ratassepp. Millist kursust teie kahekesti võiksite koos anda? Ma arvan, et kõiki. Kõiki kursusi? Kokkuhoid missugune. Eelarvekärped on vajalikud. Need. Väga mõistlik. Aga kas televisioon tappis raadiotähe? Taavi? Ma arvan, et pigem andis jõudu juurde. Andis jõudu juurde. Ja. Andis tiivad. Just. Teie esimene pildi küsimus, palun. Kes on pildilt puudu? Vaatame pilti. Nii, paneme näpud valmis ja vastusevariandid on A, Kristiina Heimmeits-Aigro, B, Liis Lussmägi, C, Sünne Valtri või D, Keili Sükiainen. Aeg tiksub, pange oma vastused sisse. Ja aeg on lõppenud. Vaatame õiget vastust. Õige vastus on Keili Sükiainen, variant D. Imetlema jah ei tohi jääda. Palju õnne, kollased. Olete teeninud endale küsimusõigused ja hea küsimuse eest olete ka teie teeninud ilusti 80 punkti. Aga kollased, palun. Kellest räägib 2020. aasta film Mephistopheles? Meil on pilt ka, iseenesest kui see kedagi aitab. Aga vastusevariandid on A, Mart Helmest, B, Linnar Priimäest, C, Urmas Eero Liivist või D, Edgar Savisaarest. Tiktak, 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 tiktak ja aeg ongi läbi. Vaatame, mis on õige vastus. Õige vastus on B, Linnar Priimäest. Kas siin tulid kõigile punktid? Tundub, et tulid.
Ei tulnud, vabandust, andke andeks. Aga palju õnne, nii vaatame siis skoorile ka otsa. Kollased on siin 80 punktiga head tempot teinud. Neil kohe kandadel on lillad, Taavi ja Katariina. Peeter ja Sten-Kristjan ei ole ka üldse kaugel. Sinised, ma usun teisse, lõppmäng on teie oma. Lootus sureb viimasena, sest algab ühe tähega staariparaad. Sinu nägu zoomib. Tänases lõppmängus selgub, kas meie lugupeetud võistlejad on pigem Oxford Journali või kroonika lugejad. Nimelt kuvame ekraanile ühe tuntud Eesti meelelahutaja, kellele oleme moodsate filtritega ära maskeerinud. Teie ülesanne on lihtne. Arvake ära, kellega on tegemist. Et mõistatamine oleks põnevam, paneme lauale lausa 300 punkti. Küll aga väheneb punktisumma igal sekundil 2 silma ning iga vale pakkumine alandab mängijate kogutud punkte 5 palli võrra. Ma juba kuulen, et keegi on juba teisel pool liini. Tere, tere, salajane isik. Loodan, et tähtede seis sinu elus on hetkel soodne. Tere, tere. Oi, mul on rõõm siin olla. Aitäh küsimast. Mul läheb väga hästi. Tuletan mängijatele meelde, skoor kogu aeg jookseb. Kui soovite vastata, vajutage ja saategi vastamiskorda. Kallis suumitaja, oled sa rohkem proff või hobi suumitaja? Zoomi kõned on minu jaoks natukene võõras maailm, sest et ma olen alati saanud inimestega suhelda silmast silma, kuid kui on vaja teha, siis on vaja teha. Selge, väga tore. Op. Punktiskoori jäi seisma. Evelin Ilves. Vabandust, Evelin Ilves. Evelin Ilves. Vaatame, kas filter tuleb maha. Ai, tulnud. Kurb. 5 punkti läheb teie kogu skoorist maha. Et teie elu natuke lihtsamaks teha, on meie Zoomi prominent stuudiosse ühe enda eseme kaasa saatnud. Palun kohvri, Eerik. Vaadake, kus ta tuleb. Oi, ma tänan. Aitäh, Eerik. Nii, ma teen selle siit ilusti lahti. Vaadake. Oi. Wow. Ja mis see siin sees on? See on, millega on tegu? See ese, mis teile just toodi sinna, on mind alati sütitanud tegema seda, mida ma siis täna ka teen. Ja see on minu jaoks oluline juba pisikesest tüdruku east saati. Kas keegi soovib vastata? Tuleb. Lillad soovid vastata. Järgmise... Ma ei paku midagi. Sina valitsid. No mis tuleb? No selle järgi ma pakuks Kersti Kaljulaid ikkagi. Kersti Kaljulaid. Vaatame, kas on tegu Kersti Kaljulaiuga. Ai, läinud taas kord maha. Juba 10 punkti on teil lahkunud. Aga heakene küll, teeme teil natuke asja lihtsamaks. Võtame ühe filtri maha. Ja, kas sa ikka räägid ka meile ühe huvitava loo meie kallitele võistlejatele, et neil oleks natuke lihtsam aru saada? Pisikene lugu minu lapsepõlvest on selline, et tulime meie kord emaga välja Paldiski ujulast ja olime teel rongi või bussi peale, ma ei mäleta kumba peale, et sõita koju. Ja teel sinna jaama jäi ette Lenini kuju, mida valgustasid mitmed prožektorid. Ma rebisin oma ema käest lahti, jooksin Lenini kuju juurde ja ajasin käed laiali ja ütlesin, et emme, ma tahan ka, et oleks mu kogu aeg nii. Selline lugu. Väga tore lugu ja vahepeal on soovinud vastata Punane. Palun, teie vastus. No me siin isegi jõudsime arutada. Kristi Timmer äkki. Kristi Timmer. Vaatame, kas filter tuleb maha. Ei tulnud filter maha. Palun. Lenini kuju järgi pakuks, et äkki Yana Toom. Yana Toom. Vaatame, kas on tegemist Yana Toomiga. Filter ei tulnud maha taaskord. Te olete juba 15 punkti kaotanud, kuid väga õige. Võtate riske. Nii, tuleb veel üks vastus. Kollased, palun. Nele-Liis Vaiksoo. Nele-Liis Vaiksoo, vaatame. Ei tule see filter ikka maha. Mainin omalt poolt ära, et tegemist on rahvapidude kuningannaga. Kas see äkki aitab? Äsja ilmus raamat. Soovite vastata? Vajutage. Kes ees see mees? Kes... Vajuta. Teil ei ole keegi vajutanud. No vajutasime. Punased on ente jõudnud. Noh, Marju Länik. Marju Länik, vaatame. Ei ole Marju Länik. No vajuta. Ja nüüd saite vastuse. Sünne Valtri. Vaatame, kas seekord tuleb filter maha. Tere. Tuligi. Mina Sünne Valtri. Mul oli suur rõõm siin mängus osaleda ja palju õnne võitjatele. Meil oli ka suur rõõm, et sa Sünne siin olid. Milline mäng, väga põnev. Vaatame nüüd punktiskoore, et vaadata, kes tänase mängu võitis ja siit on ilusti 184 punkti kollasele võistkonnale. Palju õnne, Birgit Rio. Te olete võitnud kollased. Ja teise koha on endale pälvinud Taavi ja Katariina, lilla võistkond.
see tähendab, et teiega me kohtume uuesti poolfinaalis. Palju õnne! Kahjuks sinised ja punased. Teie võitlus siis Tõnu Viigi näoga auhinnakarika pärast sai läbi. Kuid kurbust saab peletada meie lohutusauhindadega. Hea asi akadeemilise mällari juures on aga see, et kõik halvad mälestused võib lihtsalt unustada. Kas seda võimalust peavad kasutama ka teelüükad järgmises saates, selgub juba nädala pärast. Uue mällarani!